Miks me üldse teeme lehmale silo, kuule? Et oleks stabiilne põhisööt aastaringselt. Et kui me niidaksime siia heina ette või värsket haljast sööta, siis ei teki stabiilsus, sest Eestimaal ei ole see 12 kuud võimalik. Just. Ja tegelikult valmistamegi ju terveks selleks talveks sellele loomadele sööda ette, et neil oleks terve tall läbi rohusööta süüa. Ja lehma põhisööt ongi tegelikult koresööt, et mida kvaliteetsem silo, seda vähem me peame siia teravilja juurde panema põhimõtteliselt. Et seda parem ka lehmale on. Et lehm on meil kõik rohusööja ja sööb kõik hea meelega kõik hea rohu ära. Ja miks me seda üldse siloks nimetame? Sellepärast, et see on lihtsalt kääritatud rohumass, mille me siis auku paneme ja et ta säiliks, peab käärima minema. See silo on üsna märg, aga hoolimata sellest nad ikkagi sorteerivad üsna palju. Ma arvan, et see on tingitud sellest, et tegelikult on miks korralikult segamata siin, et miksrimees oleks võinud hoolikamalt segada, eriti veel, et silo on märg, siis ta peab kauem mikserdama. Milles silo sa muidu näha sooviksid siin sees? Kui kuivaine oleks 28–30, no vähemalt üle 25% oleks väga hea silo, et siis saab selle ratsiooni kuivaine ka niisuguseks, et ei peaks vett lisama ja kui liiga kuiv on, siis jälle tekib see samune sorteerimine. Praegu ongi näha, et silo on jäänud ühte tükki, et ei ole jõusöödaga ja millegiga kokku segunenud, ei maisisiloga, ei ole millegi muuga, et lehmale annab see hea võimaluse siis jõusööta välja sorteerida siit. See tekitab päeva lõpuks jääb seal silo ka ära, aga natukene läheb siis seedimine või nagu rikki minna, ütleme niimoodi. Et karjaliidrid saavad siis rohkem jahu ja need, kes on karjas nõrgemal positsioonil, rohkem silo, mis tekitab siis erinevaid tervisehädasid. Aga maisisilo tundub ilusa eksliga. Jaa, et maisisilo on väga hea ja mulle meeldib see, et maisitera on ilusti kolmeks. Et see seedub neil ilusti ära ja omastab hästi. Üldjuhul võib ju sellega tegelikult rahul jääda, mis me siin praegu näeme, et alati saab paremini, aga midagi hullu nagu pole. Mis energia kohta arvad? Palju see energia võiks olla siin silos tavaliselt? On mingisugune 10+ või? Jah, üle 10 oleks mõistlik, et eks see energia ja proteiini sisaldus on olulised, sellepärast, et siis peab vähem ostusööta lisama, et need on korras. Palju muidu silo muidu tavaliselt oma kuivainega teil siin üles-alla käib, et kui tihti te silo kuivenet peate tegema, et aru saada, palju seda lehmale võib ette anda? Kuna augud on suured, siis korra nädalas võib teha või üle 2 nädala on juba selline kahtlane, aga tavaliselt see selgub siis, kui laudas on mingi anomaalia, et kui palju ette jääb või söövad tühjaks, et siis on näha, et mingi muutus on toimunud ja esimene asi, kuhu vaadata, on ikkagi silo kuivaine. Igasuguste muude toksiinide ja muude asjadega on ka probleeme olnud, ei ole? Teinekord ikka juhtub, et midagi on, aga et ilma toksiinita silo saada on ikkagi ju üliraske ja mingi pealmine väike kihikene ja sealt tuleb ikkagi vaadata, et kopamees võtaks hoolikalt ära ja siis on jälle korras. Üldjuhul võib rahul olla, aga eks ikka ilmadaad ja kõik muud faktorid, et neid ei saa alati valida. Mis meie soovid tegelikult nagu põllu peal alati on, et silo oleks hea kvaliteetne, et alati, kui sa seda ise kätte võtad, ise nuusutad, et oleks õige eksipikkusega, oleks õige kuivainega, oleks hea lõhnaga, ei oleks erinevad happedega, midagi muud siia sisse tekkinud, et niisugune tunne, et nagu tahaks isegi süüa. Ja, ainukene, mida me tahame, on piimhappe siia sisse. Just. Ja lehmad oleksid rõõmsad ja roosad ja annaksid piima meile ja oleksid terved ka. Ja mida rohkem lehm sööb seda silo sisse, seda paremini ta piim annab. Just. Ja palju tuhka sees võiks olla? No tuhasisaldus tegelikult võiks alla 10 jääda.
et kui on ikkagi üle 10, siis juba on kahtlused, et on sinna muud materjali sisse läinud, mis ei peaks olema silos. Tavaliselt on alati see muld või mis sinna silo sisse läheb, et ta on halb nagu sellepärast, et siis lihtsalt silo ei ole õieti käärima. Ja siis tekib võihappe ja igasugused muud Vale käärimine. sellised näitajad tulevad juurde. Olete silo pidanud ära ka viskama suurtes kogustes, et sellepärast, et kvaliteedi probleem on? On juhtunud. Et kui ikkagi kvaliteet on halb, kui on läinud midagi valesti, siis see lehmale ette ei lähe. Sest õnneks on meil taimekasvatus teinud kõike varuga. Et lihtsalt, et kui on selline ebameeldiv ihus, siis on ja on olnud, et on mõni auk läinud siin selle aja jooksul ka minema. Ja üks on ju selge, eks ju, et ega siin augus midagi paremaks ei lähe. Meie üks suurim eesmärk on seda kvaliteeti, mis põllu pealt tuleb, säilitada. Just. Ja mina nagu pööraks küll tähelepanu kõigepealt sellele, et hügieen, nii nagu iga toidu juures, on ülioluline. Ja millest see hügieen hakkab? Traktor, mis tuleb põllu pealt, peab sussid puhtaks saama. Meil õnneks siin Hummulis on asfalt, läbi asfalti ja isegi kui on korine, siis rehv puhtaks saab. Nüüd täna hommiku ma tulen kohe läbi, et pööran tähelepanu, et harjasime kõik läbi. Paratamatult ikkagi siin ju mingid söödajäätmed tuleb, aga kogu see tee on ikkagi puhas. Täna hommiku harjasime enne, kui siia hakkasime ladustama, selle asfaldi ilusti puhtaks. Nüüd tähelepanu pööraks veel, et silo on, nagu me teame, happeline. 4,2 ideaalis ja happe sööb betooni. Ja selleks, et see investeering on siin 11 aastat vana, see tähendab 11. kasutusaasta ja peame ütlema, et need lööviseinad, betoonid on hakanud murenema. Ja nüüd me üle aasta teeme igal juhul mastiks, nimetame siis mastiks, ta ei ole tõrv, eks ju, mastiksi ka katame need seinad uuesti ära. Et see on jälle palju raha, aga igal juhul on ülioluline seda teha. Ma pakun välja üle aasta. Iga aasta on seda liiga palju, aga üle aasta. Ja see tegemine on ka omamoodi triki, sellepärast, et kui silo on sees, siis teha ei saa. On ju nii. Ja nii kui siloaugud saavad tühjaks, on vaja ilusat ilma ja saab selle mastiksiga kenasti ära võõbatud. Nüüd keskkonnateemad on ka üliolulised ja kõik need silomahla kogumised on üliolulised, mis meil on kahele poole ära lahendatud. Aga võib-olla sellest me hetkel ei räägi, et räägime siis selle kvaliteedi poole pealt. Kuidas seda silo siis siia kokku koguda. Et number 1 on kuivaine. Ja see on kogemuslik ja see on hästi agronoomist kinni, töökorraldaja, kes tegelikult peab suutma tagada hea kuivaine. Ma kuulsin, te juba rääkisite loomakasvatajad, et mida me punikud tahavad sealt, et nad tahavad 28, 30, kes ütleb 33 kuivaine sisaldus. No me proovime teha, kuna jahud lähevad juurde, et ta liiga kuivaks ei jää, et ma leian ikkagi kuskil 30, 29, 32 sinna vahesse. Ja teate, kui raske loomakasvatajad seda teha on, sellepärast, et praegu me teame vihmaperiood. Põllud vaevalt kannavad, maa on nagu švamm, vett täis. Kui me võtame õpiku lahti, siis öeldakse, et üle ühe ööpäeva maas ei tohiks olla. Täna on meil esmaspäev, 31 mai. Varem teha ei saanud, aga me hakkasime niitmisega pihta mai, see tähendab laupäeval. See tähendab tegelikult 1,5 ööpäeva varem. Selleks, et kuidagigi saada 30% kuivaine sisalduseni, me pidime juba rikkuma ühte head tava. Eks ju, mitte üle ühe ööpäeva. Ja nüüd eks me lähme siis hindama, et selleks on erinevad meetodid olemas.
et üks on ikkagi see kogemuslik pool ja see aja jooksul tuleb. Aga on ka mitmesuguseid tehnikaid selleks. Üks on mikrolaineahjuga võime hinnata. Maarja natukene hiljem näitab meile, kuidas me oleme, kuidas sa ise loomakasvatuses või farmijuhatajate lased hinnata, sööta ja selle kuivainet. Et sellest natuke hiljem, aga hetke pärast me lähme vaatame auku ja siis augu juures hindame kuivaine ära ja võib-olla Maarja pärast proovid ja ütleb, palju tegelikult oli. Ja mina võib-olla räägiks äkki juurde, millest see kuivaine ja see närvutamine siis nii-öelda tuleneb. Et Are ütles, et üle ööpäeva maas olnud vaalud. Ma tean ka, miks see sul nii on, sellepärast, et sul on haljasmass väga võimas põllu peal. Ja kui seda haljasmassi on väga palju, siis see tähendabki seda, et niiduvaal natukene kauem nii-öelda närvub. Et kui on sellised püsirohumaad, seal on väga vähe massi peal, et siis nende nii-öelda närvutamine läheb kiirelt ja sama nagu kõrrelistegagi. Ja kui on väike tuuleke, ka kiiremini, aga sinu põldudel me oleme juba väikse tiiru teinud, et seal on näha, et see saagikus on väga võimas ja see võtabki natukene sutsu kauem aega, et see kuivaks saada. Siis on võimalus kaarutada ja nii edasi, aga me praegu veel kaarutamisega alati ei ole. Loodame, et päev ja päevatemperatuur muudkui tõuseb ja me niitsime ikkagi pooleteise päeva portsu ette. Üle 100 hektari on praegu meil ees ja niidu samal ajal töötab. Aga veel üks hästi oluline teema tallamise juures on hekslipikkus ja looma juures samamoodi hekslipikkus. See tähendab, et talle head ja kvaliteetset sööta teha. Et sellest me räägime nüüd ka, et kuidas loomakasvatajad, te ütlesite, et hekslipikkus peaks olema kui pikk? Küll 3 sentimeetrit. Nõus, 3-4 senti. Kui me räägime rohusöödast. Rohusöödast, just. Ja siis on äärmiselt oluline teada kuivainet. Kui kuivaine läheb kõrgemaks kui 32-33, siis me hekslipikkust vähendame. Just. Ja kui meil olude sunnil tuleb see kuivaine 25, 6, 7, mis on muidugi väga kriitiline, et teda ära tallata, me peame siis hekslipikkust paratamatult pikemaks laskma. Jah. Et siin nagu on mingid kuldsed reeglid, aga tegelikult jällegi see kogemuslik pool, aga jääme selle 3,5 juurde, sest ega loom ju tahab seedivat materjali, rohkem temitselluloosi. Ja kõik väga paljugi sõltub ka tegelikult sellest, kui me räägime jälle rohusilost, mitte maisist, kui palju on sellel heintaimikul või heintaimikus ristikut sees. Et meie Humuli Agros oleme püüdnud ristikuga mitte liialdada, et külvi segudesse me teda üle 5 kilo hektarile ei pane, pigem allapoole. Kindlasti on see diploidne punase ristiku sort, sest tetraploidsetega, mis on algul küll väga uhked, aga tegelikult tema närvutamine mitte keeruline, vaid väga keeruline ja tegelikult ei ole see loomale kõige parem valik. Nii et ristiku olu, see tähendab siis osakaal või selles koosseisus on ülioluline, agronoom peab teadma, mis põllul materjal tuleb, vastavalt sellele ka närvutamine. Sellest ega Are kindlasti veel see väljakutse, et ega suur see auk meil täna selja taga on mingi? See on selline natukene väiksem auk ja siia mahub sisse 2500 tonni silo. Hektarites tähendab see mitusada hektarit see enam on siis? No ütleme nii, et Margus 250 hektarit, et kuskil 10 on saak. See on juba närvutatud materjal, 10 tonni hektarilt praegu ja siia peaks tulema. Ja kui me vahel kilkame, et saak läheb siin juba 15 ja 16, siis minu jaoks on see mure, sellepärast, et need ülekantud tähendus on juba rehapulgad, see on ülekasvanud rohi. Just. Ma lihtsalt mõtlen seda, et see läheb üle 200 hektari vaja siia auku panna nii-öelda hektareid. See tavaliselt eeldab ka seda, et on väga erinevad kultuurid ka, et ei ole üks kultuur, ei ole üks põld, üks on ühe nurga all, teine nurga all, et see ongi agronoomi nii-öelda nagu see põhiline kogemuslik töö, et saaks enam-vähem ühesuguse kuivainega nii-öelda söödata ühte auku. Just. Agronoom peab olema selle protsessi niitmisest kuni siis siia auku tulemiseni. Ja kui me sinna auku nüüd lähme, siis hakkamegi hindama. Ja kui midagi ei klapi, siis ongi küsimus, et kas me
vaalutame natukene hiljem või vastupidi, tuleb kohe kiiresti kuiv, kui on materjal, siis vaalutada kokku. Sellega me saame mängida. Koristamisaeg, kuivat närvutamisaeg, et need on, millega me saame seda reguleerida. Ja reguleerimist on palju? Iga päev. Et sa pead kogu aeg siin juures olema. Noh, jah. Et me peame nagu natukene, siin on keerulisem see, et peame ette nägema. Me peame ilma vaatama, et tegelikult agronoom sel ajal vaatab iga 2-3 tunni tagant ilmaennustust. Muidugi tore on, kui 3-4 päeva on ideaalne ilm, siis on see asi lihtsam, aga näiteks täna ta lubas kella 6 vihma. Peab kogu aeg jälgima, kunas see tegelikult juhtub, õigel ajal kinni pidama, õigel ajal kopeer peale panema, et vihmavesi sisse ei satu, sest see on omamoodi probleem. Ja tallamine, see on ka teema, et ei tallaks üle ja ei tallaks vähe. Aare, küsin rumala küsimuse, et aga miks me auku paneme, vaata, et see meie sileerimise protsess nagu eeldab anaeroobset keskkonda, et sellepärast meil need uhked augud ja asjad meil see tehtud ongi. Ja alles tulite te pätsi juurest, et saab pätsi ka teha, eks ju, kui me ilusti ära tallame ja kiletame või katame ilusti ära, ega samamoodi sama kvaliteet võime saada ka pätsi pealt, aga eks seal on ikka kaod suuremad reaalsuses. Ja selle 2500 tonni me tahaksime ikkagi, et nüüd mitte palju valetada, siis 3 päevaga kinni panna, õigemini täita ja kinni panna. Siis saab Maarja kohe söötma hakata. 35 päeva pärast. Seda parem kvaliteet tuleb, siis on eksimisvõimalusi ju vähem. Ja absoluutselt, et õhuga kokkupuudet vähem. Ja kõige selle juures on veel üks oluline teema, on ju siis selle silokindlustuslisandi või siis keemilise konservandi valik. Et see on ka omaette kogemuslik ja oskus. Sellest vast räägib Kristiina natukene hiljem. Just. Ja siis arutame seal plussi ja miinuseid. Ja siis, kui täna me hakkasime seda tegema, siis agronoomin on ikka kaasas ka kilekotid ja üks pliiats ka, kuhu siis kirjutame peale selle proovi tulemuse. Ja see läheb siis Tartu laborisse, kus me hügieeni ei tee, aga me määrame ära toitained. Ehk mis kvaliteedis siin materjal on, et siis nagu kalamees, et mis selle kala välja tõmbame, et mida on üldse loota. Sest kui siin on ülekasvanud rohi või madala proteiini või madala seedusega, siis mingi sileerimine seda ei paranda. Kõik selle aja käigus läheb asi aina kehvemaks. Aga kui me saame siia ühe analüüsi tulemuse, mis Maarjal rõõmu pakub ja Margusel ja muidugi meie loomadel, siis on hulka piima ja see tuleb odav piim, meil on vaja energiat, proteiini vähem juurde panna. Ja siis ongi loota, et kui me ükskord selle avame, siis need kaod on marginaalsed. Siis me oleme õnnelikud ja tänud ka selle lisandi suhtes, et õige lisand sai valitud. Ja ma lihtsalt agronoomina tahaks veel seda ütelda, et kust võtta proov. Et kõigile ütlen ühte, et põllu pealt kasvavast rohust ja me võime teha selliseid proove, aga mina sinna aega raha ei raiska, et mina tulen võtan siit proovi, sest siin on juba närvutatud, on nii? Ja. Siin on just see närvutamise pool ja ka juba see samune päev või 1,5 päeva, mis on ta põllu peal olnud, kus ka juba kaod on alustatud, eks ju, kaod on alguse saanud. Me tegelikult näeme, mis läheb kile alla ja see on nagu ülioluline, et seda juba saada võimalikult tõesti informatsiooni. Ja ma lisaks siia juurde seda ka, et see on väga hea, et sa võtad siit otse hoidlast, sest siit sa saad ka näha oma toortuha tulemuse, mis on nii-öelda lõplik, mis on juba kõikide rataste alt läbi käinud, kui palju on põllult kaasa tulnud. Tihti me räägime sellest võiappetekkest, siis nii-öelda selle toortuhaga koostöös, et sellega tulevad võiappebakterid kaasa, et sellest hästi palju räägitakse, aga mõnikord on nii, et toortuhk on kõrge, võiappet õnneks ei ole tekkinud, kõik on rõõmsad, aga mina ütlen selle peale, et kui see toortuhk on üle normi, siis iga protsent liiga kõrget toortuhka toob sul alla energiasisalduse silos. Sest see muld ja see toortuhk iseenesest ju mingit energiat, mitte midagi ta ju ei sisalda ja mida kõrgemaks ta läheb, seda vähem jääb ruumi siis seal silos nendele toitainetele.
ja see võiab ka hiljem tulla ikkagi väärkäärimise tõttu ja täpselt nii. Ja nagu sa ütlesid, et tihtipeale meil on kaugemad põllud siin 10 kilomeetrit ja kruusateed. Ja kui on ilus ilm ja siis tehnika sõidab siin 50-60 kilomeetrit tunnid kohati, selline tolmupilv on taga ja see tolm ju tuleb sinna käru peale ka, ta on hall. Et jällegi põllu pealt võtame, me ei saa tõest tulemust. Me saame siit praegu tõesti tulemust. Aga ma arvan, et lähmegi vaatame, mis seal augus on. Ja mis ma tahtsin veel öelda, et nende proovide kättesaamine loomakasvatajale sügiseks, et on kõikide aukude proovid olemas, on ülioluline, et planeerida söötmist, et millised silod lähevad lüpsikarjale, millised noorkarjale, kinnisloomadele, mis järjekorras avada, et need peavad kõik sügiseks olema info ja andmed teada. Et ideaalis on see, kui me teame, mis auku kile alla sai ja need on tõesti agronoomi põlluraamatus. Minul on silopäevikus kirjas, mul on siia pandud see 3 päeva ja kõik siis ma saan Maarjale ütelda, siia auku saivad sellise proteiini, sellise seeduvusega materjal. Mis juhtub silo käigus, siin võib igasuguseid asju veel juhtuda muidugi. Aga põhimõtteliselt me teame, mida oodata, kas üldse on oodata. Ja järjekorda planeerimisel just, et mida sööta ja kuna sööta. Just. Sest aasta lõikes on ka need juurdostatavate jõusöötude hinnad väga kõikuvad, on teada mingid perioodid, kui need hinnad on kõrgemad, et siis on hea osta vähem ja kasutadagi neid oma proteiini rikkamaid silosid. Et see näitabki head majandamisoskust farmides, kes oskavad oma silod niiviisi söötmisjärjekorda panna. See on väga super. Aga see protsess tõesti on nii paljudest asjadest kinni ja tegelikult ongi siin on vaja ka loomakasvatusega koostööd. See on ju hea, kui me omavahel käime, vaatame ja teistpidi on see ka põnev. Et sellel ajal on ikka agronoomidel pulss üleval ja meestega on kokku lepitud muidugi, kui täna vihma ei tule, et kell 10 lõpetame. Ja siis kindlasti tõmbame peale, mille kopeerkile. Kindlasti tõmbame peale, isegi kui öösel vihma ei tule. Ja siis on huvitav vaadata, kui sa selle paned peale, siis poole tunni pärast tõmbab see samune kopeerkile vastu kilet või see vastu silo materjali. See tähendab, ta juba takistab siis hapniku sisse minekut sinna silomassi. Silo tegemine on selles suhtes ka nagu suht keeruline üritus, et tavaliselt saab vigade parandust teha ainult järgmine aastane. Jah, täpselt nii, Margus. Et alati tuleb ette mõelda, et kui sellel aastal välja minna, siis tuleb välja mõelda eelmiste aastate vead ja head ja siis sellel aastal neid asju kõik arvesse võtta, et mitte neid samu vigu korrata või neid samu asju hästi teha, mis eelmisel aastatel läks nagu hästi. Aga analüüsida saad siis, kui sa oled hästi kaardistanud selle tegemise. Mina kirjutan ilma täna, 31 mai, missugune on ilm, mis on temperatuur, teen pildi sellest ja iga päev teen ja ma panen selle silopäevikusse. Aga pildi teed ka sina? Ja pildi teen ka. See on nii lihtne, fotokast välja, plõks pilt ära. Ja tihtipeale ma enam ei mäleta. Ma tihti võib-olla juba oktoobris ei mäleta siin mõnda auku, mis sinna sai, mis juhtus, sest tihtipeale on probleemid, tulevad vihmad, aga ma tean siis seda probleemi ennustada. Ma saan juba Maarjale juba ütelda, et siin võib olla oht, siin võib mingisugune kala peidus olla. Sest kahjuks ei ole kogu aeg nii, et päike paistab ja tuul kuivatab ja muudku toimeta. Nii on, lähe vaatame. Lähe vaatame. No nii, et kõigil on juba proovid käes ja Margus, mis sa eksli pikkusest arvad? Ma arvan, et see eksli pikkus on täitsa mõistlik täna, mis me siin näeme. Et see ongi, ma arvan, täna kuskil 3 sentimeetri juures siin. Enam vähem, kui me vaatame niimoodi. Ja mul on isegi mõõdulink kaasas. No need. No nii, saame kohe otsida üles põhiheksli, ma arvan, et see võiks olla see. Ja Marguse silmamõõt on 3 senti. On väga hea, ongi 3 sentimeetrit. Aga kindlasti me peame nüüd eksetajameest kiitma ja agronoomi kiitma, eks ju, et see õige Excel on. Sellepärast, kui ei oleks siin õige Excel ja see juhtub, siis on kohe hopsti eksetajamehe juurde, kes saab seda sättida ja keerata, reguleerida. On ju nii? No just. Aga mis te nüüd kuivainest arvate? Kas teeme kõik oma pakkumised? No teeme kõik oma pakkumised. No, kes alustab, mina võin öelda, ma arvan, et see on kuskil, ma ei tea, 26,
no me oleme Margusega ühes paadis, et ma arvan ka 26-27. Isegi grammi kuivemaks. Mina oleks ka kuivemat hästi grammi võib-olla. Aga mitte oluliselt. Aga Maarja, sa mõõdab pärast ära. Ideaalne. Ja siis vaatame. Aga mida ma loodan, et kell on praegu mingi 11, ma arvan nii. Ja arvestame, et hommikune liiskus on sees. Arvestame, et päike on praegu, ma ei pidurdaks protsessi. Ja praegu ta iga tunniga läheb kuivemaks põllu peal. Et paratamatult. Ma loodan, et antud kõiki olusid arvestades on olukord kontrolli all. Ma juhiks veel sellele ka tähelepanu, milliseks jääb käsi peale selle haljasmassi katsumist, et siin on näha, et siin on suhkrute sisaldus väga hea. Ta on selline kleepuv ja seda on näha tegelikult nende traktori rataste pealt ka natukene. Et sinna külge seda materjali kipub jääma ja see näitabki seda, et see suhkrute sisaldus on praegu väga hea ja käte külge isegi jääb. Ja proov võetakse väga eri kohast. Proov võetakse erinevatest kohtadest, sest siis saame mingisuguse keskmise. Muidu on põllu ainult üks serv esindatud, jah. Aga võib-olla, Kristina, sa räägid siin sellest, et meil on siit, miks peab olema just selline hunnik silo, miks me ei too siia 2 koguriga, miks on selline masin siin peal? Et kui ma üleüldse käin hästi palju mööda Eestit, vaatan neid silo tegemisprotsesse, siis ma ei ole veel mitte kunagi näinud, et see silo tegemistempo jääks Exceldi taha või vedamise taha. Et see pool on, ma arvan, masinapargiga meil väga hästi kaetud, et pigem saab selleks piiravaks asjaoluks seesama tallamisvõimsus siin augus. Et see laiali ajatava kihi paksus kindlasti 20, maksimum 25 sentimeetrit, sest lihtsalt siit altpoolt ei ole võimalik enam tagantjärgi seda tallamist teha. Ja kui õhk jääb sisse, siis ei saa töötada väga hästi need silolisandi bakterid, ei sobi see ka nendele põllult tulevatele tasuta bakteritele, aga sobib see väga hästi mõndadele patogeenidele või halbadele bakteritele, mis selle silo rikki võivad teha. Pluss enne omavahel rääkisime ka natuke sellest äädikappe sisaldusest, et mõndades silodes see kipub olema kõrge. Et äädikappe sisalduse kõrget neitu saame seostada ka võib-olla natukene selliste vajakajäämistega tallamises, et kui hapnik on sisse jäänud, siis seda äädikapet sinna kipub tekkima rohkem, kui sellisel juhul, kui see tallamine on väga hästi toimunud. Ja proov, õhk välja, rüpp kinni, nimi peale ja ei kunagi sügav külmana pane. Ma loodan, et Kristina täna viid laborisse. Viin. Super. Ja siis ta võib olla külmkapis, aga ärge kunagi pange sügav külma. Seda teha ei tohi? Sügav külmades laboris on öeldud, et ära tee. Sellepärast, et selle külmumisprotsessi käigus, kui need jääkristallid sinna tekivad, siis lõhutakse ka selle taime rakkusid ja sellisel juhul hakkavad mahlad rohkem sealt välja tulema ja see võib mõjutada väga kõvasti kuivaine sisaldust. Ja kui meil oleks tegemist praegu siloprooviga, siis kindlasti lenduvatele rasvhapetele ei sobi see sügav külmutamine. Et sellepärast ka päris siloproovi ei tohiks panna sügav külma. Toitainet ta vast ei mõjuta, eks ju, aga... Mitte kui niivõrd palju, jah. Kuivainet ja muud. Ja see on siis meie ootus, eks ju. Aga tegelikult minul on selles suhtes heas mõttes pulss üleval, et see on hea materjal. Ma tunnetan, et hea materjal, kriipsu võiks olla rohkem närvud. Sellega me tegeleme põllu peal, aga see kvaliteet ja vast me lähmegi nüüd põldu, vaatame kus ja missugusest taimikust ja vaatame ka niitlist. Ma võib-olla isegi vaataks seda tehnikat, kuidas nad siia peale veavad, et kas et neil on nagu eriline soov tekitada mingisugust kuju sellele augule või... Et tallamisest võib-olla natuke rohkem, kuna kui ma ise teen silokoolituses, ma alati tallamine kirjutan kirjatähtedega, trükitähtedega, sellepärast, et see on ülioluline selle protsessi lüli ja tihtipeale ma juhin siis tähelepanu ka eriti servadele, sest kui me rikkemisest räägime, meil on hea kraam, meil saab hästi tallatud, siis kipuvad minema tihtipeale servad ikkagi rikki või siis pealt. Et sellepärast nendele servadele kindlasti peab rõhku asetama. Ja hea oleks teha need servad siis natukene kausja kujuga,
et see traktor saaks seal peal nii-öelda sõita nii-öelda natukene kalde all, et ta ei läheks vastu seina ja saaks võimalikult lähedalt. Et ma näen, et poisid siin selle kaussia vormi tekitamisega siin tegelevadki. Ja siis on ka lootus suurem, et kui see hapnik ei ole servadest sisse jäänud, siis on ka siin 1-2 meeter rohkem silo poole ikkagi see kvaliteet oluliselt parem. Et me ei pruugi näha, et see on kuidagi riknenud või teist värvi see silo, aga kui see serv ei ole hästi, siis isegi kuni 2 meetrit, 1,5 võib see olla nii-öelda hapete profiil ja toitainete nii-öelda kulutamine võib olla suurem seal. Väga õige ja tegelikult eks me peame ju, see tallamine siin on kogemus. Ja võõrkehasid ei tohi panna sisse. See tuleb välja võtta, väga tubli valgus. Et eks siin ongi see peremehe tunni ülioluline, eks ju. Aga et seda tihedust me siin määrame nüüd kogemuslikult, eks ju. Mina arvan, et kui praegu koorem tuleb, siis lükkab laiali, siis köis lükkab laiali. Ja siis praegu rullidega käime üle 2 korda, siis sellest võiks piisata. Aga kindlasti me selle tiheduse määrame siis hiljem. Just. Siis kui silo on valmis, front on söötmiseks avatud, siis on selleks olemas spetsiaalne puur, millega saab teada siis kilogrammid kuivainet kuupmeetri kohta ja siis on nii-öelda erinevad referentsid, mis numbrid see siis peab näitama. Et seda saame siis teha nii-öelda hiljem ja teha järeldused järgmiseks aastaks. Ja kui on päevik olemas ja see päevik on ilusti täidetud detailidega, ilusti täidetud, just. Siis me saame Margus õppida, on ju. Midagi oleks rohkem, midagi on vaja vähem, on ju. Just. No ma tahaks ikka võõrkehadest rääkida, et kõik võõrkehad, mis siia silo sisse lähevad, on nad köied, naelad, traadid, karjusetrükid, kõik mis on, kõik see läheb lehma sisse. Lehm sööb kõik ära. Naelad, kõik metalli sööb ära, köied sööb ära, kõik asjad. Et see tuleb nii puhas hoida kui vähegi võimalik, et need võõrkehasid siin silo sees ei ole. Et katmisest me praegu ei räägi, sest tõenäoliselt see tuleb hiljem siia videosse. Aga ma juba ette ütlen, et teeme pilte siis sellest, et me katame kuskil kilega servast 1,5 meetrit allapoole, mitte kogu seda pinda. Ja seal on üks põhjus seesamane võõrkeha, sest kui talvel võetakse kopaga suurega ja pime ja nii edasi, tihti peale see kile läheb ka sinna sisse. Lihtsalt ei näe. Ja me oleme seda minimiseerinud, igal poolel oma plussid, miinused, aga ma teen pildid ja siis sellest saame juba hiljem ka rääkida. Tallamise nurgast. Ja see on ka selline, tihti selline murekoht, et kui seda hoidlat nüüd täitma hakatakse, siis on ülioluline see nii-öelda alguse punkt. Sest tihtipeale on traktoril nagu siin kõrval näha ees raskus, taga rullid, et kuidas tal on võimalik sinna nii-öelda päris lõppu saada, nii et ka see esimene ots oleks tallatud, et selleks tihti tallatakse ka nii-öelda ristipidi. Kui see algus on nüüd loodud, siis hakatakse nii-öelda valmis timmima seda tallamise nurka, et kui laugelt või kui teravalt see peab nüüd olema, et see oleneb hästi palju hoidla suurusest ja ka käru suurusest, mis siia tuleb. Et kui meil on vaja teha 20 centimeetrit kihti, siis kui meil on väga väike hoidla, väga suur käru, siis selle pärast tihti osad ettevõtted täiesti horisontaalselt täidavadki. Hea oleks teha seda väikse kaldega, aga meeles tuleb pidada, et see kallak ei läheks nii-öelda liiga järsuks, sellepärast, et siis üles sõites hakkavad traktori tagumised rattad seda haljasmassi all uuesti nii-öelda lahti kerima. Ja probleem võib tulla ka sellisel puhul, kui fronti söödetakse siis freesi abil, et kui ta on väga nii-öelda terava nurgaga tallatud, freesiga nii-öelda lõigatakse, siis need rohu nii-öelda tutid hakkavad sealt välja tulema ja see freesitud front jääb väga nii-öelda õhutaskutega ja seal õhuga kokku puutes siis see lööpäeva jooksul see kvaliteetselt nagu kahjustada. Et sellepärast peab see tallamisnurk olema optimaalne nii kärudele, masinatele, hoidlale kui ka siis hiljem sellele loomale. Ja tallamise ajale, sest mida pikem jääb see käik, seda aeglasem tallamise protsess. Nad sõidavad lihtsalt ajaliselt liiga pika maa. Ja me teeme nii, et kui me oleme sellega jõudnud juba poole peale, siin on kõrgus saavutatud, siia läheb kopeer peale, siia me enam ei lase. Paneme kinni ja et see vahe, see kallak, millest Kristiina räägib, oleks mõistlik aeg selle läbimiseks. Ja seda peab jälle siin koha peal jälgima,
Kommulis on väga tragid tallemehed, nad on seda teinud aastakümneid ja vahel konsulteerime, aga nad väga oluliselt, peavad seda väga oluliseks ja jälgida seda. Just. Ja kui me räägime selles hoidlas toimuvast, siis nüüd siin on väga hea näide, et on üks, kes on tallaja ja on teine masin, kes on laialilükkaja. Need on kaks täiesti erinevat tegelast, et laialilükkaja ülesanne ongi hästi kiiresti siblides kõik see kiht ilusti paika õhukeseks saada ja tallaja ülesanne on väga mõistliku normaalse kiirusega sõita edasi-tagasi. Et tihtipeale ongi siin arvatud, et aga kui ma hästi kiiresti sõidan, siis ma jõuan kiiremini kõik läbi sõita, aga sellisel juhul see raskussurveliselt ei jõua avaldada sellele massile, kui sa lihtsalt lendad sealt läbi, et sellepärast ongi tallajamees see, kes rahulikus, normaalses tempos teeb oma tööd. Nende kahe mehe iseloomud peavad sobima. Just. Kui siin on tüli, on asi mokas. Ja. Ja selleks tuleb valida mehi. Nad peavad omavahel sobima, teineteist aktsepteerima. Ja tihtipeale on probleem selles ka, kui mõlemal masinal on näiteks ees haakeriidemist, millega on võimalik laiali ajada, siis nad kipuvad minema selle järgmise kärutäie pärast kaklema ja sellepärast ongi see olukord parem, et ainult ühel on, siis ei saa selle hunniku laiali ajamise tõttu ka siin tüli tulla. Ja nendest üks peab olema pealik. See, kes ütleb, et liiga palju tuleb peale, sest äkki on põllud lähedal, siis on kaugel, siis tuleb aeglaselt, eks ju. Kui on põllud lähedal, äkki liikusid põllud lähedal ja liiga tihedalt tuleb peale, siis üks mees ütleb stopp ja teised peavad ootama. Ei kanna peale. Et siin peab selline meeste koostöö olema, tihtipeale minnakse tülli ka ja siis tuleb lihtsalt agronom või tuleb kohal olema jälle ka seal kordaja paika panema. Sinu sõna peab siin maksma, sest meie vastutame. Jah, sest hästi tihti näen ka selliseid tallemehi, kes on väga nagu vaiksed, vaoshoitud, nad ei julge öelda, siis olemegi välja mõelnud sellise rahvusvahelise tallajate keele, et kui tallemees on väga vihane, ta enam ei suuda auku seda haljasmassi juurde võtta, aga ta on väga tagasihoidlik, ta paneb käe aknast välja ja siis kõik ülejäänud kärumehed ja kõik saavad aru, et tallemees on vihane ja siis kõik ootavad ja parem, kui nad ei ootaks siinsamas hoidla suu juures, sest see on ikkagi psühholoogiliselt päris suur pinge selle tallemehele, et pigem kuskil eemal ja tallajamees saab teha korralikult oma töö ära ja siis meil on ka kvaliteetset materjali siit hoidlast oodata. No meil piisab tigedast pilgust läbi selle traktori akna ja siis mehed saavad aru. Siis järelikult süsteem töötab. Töötab. Väga hea. Kuule, aga võtame kuivaine proovi ka, proovime ka ära, mis see kuivaine on kohalikul nii-öelda aparaadil. Ei ole meil, aga sa võid mulle anda oma kotis. Sa võta selle, võta üks kott. Kuidas see aparaati nimetatakse üldse, millega ma kuivaine? Kuivaine määra, jah. Ega see muud ei tee, kui või kuivaine põlekti, sest osad on infrapunaga ka. Et selle pätsiga on nüüd lugu selline, et ta on natukene märjavõitu. Et selle kuivaine on siin 22-23. Et see ei tahagi miksris hästi seganduda ja iseenesest lõhn ei ole praegu nagu paha, aga midagi on nagu selle tegemisel ikkagi nagu valesti läinud, kuigi seda nägime ka söödalaval, et ta on hästi kokku pressitud. Tema kuivaine, ma arvan, lihtsalt käe järgi praegu mingi 22-24 sinna vahesse on. Ja kui miksris seda hästi ei sega, siis ta ei lähegi, ta ei suudagi seda puruks teha, siis ta ei suudagi endaga seda jõusöötega midagi muud ära siduda, et ongi niisugune hea, tugev, hästi kokku pressitud. Aga ma saan aru, et on väike kvaliteedi probleem on ka veel, et tuhk on väga kõrge, et mulda on sisse läinud. Mulda on sisse läinud, mis viis selle fermenteerumise, selle sileerimise protsessi käest ära, et see ei olnud õige. Aga iseenesest ta ei ole selline silo, mida ei saaks üldse sööta, aga neid koguseid peab jälgima, et liiga palju seda silo ei tohi anda loomale. Et ma saan, et see on siis tegemist on 3. niitsiloga. Et seal siis ongi kõige suurem oht, et mulda ja asju läheb siia silo sisse, et üldjuhul ilmad on märjad, vihma saab. Ja suure tõenäosusega sellepärast me täna oleme ka siin ja ütleme, et see ei ole võib-olla kõige paremini välja tulnud.
kuigi tegelikult ilmad olid nagu justkui ilusad. See oli täpselt selline põhu tegemise aeg. Võiks oodata, et meestel on väga kiire ja et nad teevad kuidagi üle jala või tahavad kiiresti siit maha saada, aga sõtkutud on väga hästi, et on hästi tihe silo, et selles ei ole nagu probleeme. Aga see mullasisaldus ilmselt on siin olemas või proovid näitavad seda. Numbrid ka mäletad, et mis ta proteiini energia ja praegu ei mäleta? Praegu ma ei oska puusalt niimoodi öelda, aga ma arvan, et proteiin oli 1,15, energia 9,3 äkki ja tuhasust mäletad? Tuhasus oli üle 10. Okay. See oligi iseenesest saab sööta küll lehmadele, midagi hullu pole. Saab sööta, aga jälgima peab olukorda laudas, mida lehm näitab meile ja siis lehma signaalid on kõige olulisemad tagasiside laudast, kuidas on piim ja kuidas on tervis. Et kui me seal silohoidlas ennist käisime, rääkisime tallamisest, siis silo tegemise aeg meil ei ole nagu võimalust numbriliselt seda tallamistihedust määrata, aga seda on võimalik teha hiljem, siis kui see silo on valmis ja söötmiseks on front avatud. Et seda silotihedust siis saab sellise puuri abil määrata ja see meetod on siis niimoodi, et horisontaalselt see puur keeratakse siia silosse sisse kuni selle punase jooneni, võetakse see proov siit välja, see on kindla kubatuuriga siis puur, kaalutakse proov ära, mõõdetakse siit proovist kuivaine ja seejärel saabki teada siis mitu kilogrammi kuivainet on tallatud siia 1 kuupmeetrisse. Ja see, kui palju on nüüd vähe või palju, sõltub hästi palju sellest kuivaine sisaldusest ka, et need 2 näitajat omavahel kindlasti tuleb kokku viia ja selle arvelt siis teha järgmiseks aastaks kindlasti korrektuure. Et mõnikord on see tallamine liiga palju, et siis lõhutakse ära need taimerakud ja see riknemine hakkab palju kergemini pihta. Ja teinekord, kui on alatallamine, siis see silofermentatsioon ei pruugi õnnestuda. Rääkisime enne seal silohoidlas ka sellest rohusilo hekslipikkusest, aga hästi kiirelt mainiks üle ka maisisilo puhul, mis on oluline. Et farmis sees ma nägin, et juba mainiti seda, et terad peaksid olema kõik puru. Ja kuidas seda siis hinnata, et tihtipeale läheb agronoom hoidlasse, võtab 1 bioteie ja ütleb, et siin on kõik korras, et kõik terad on puru. Et 1 bioteie põhjal ei saa tegelikult järeldusi teha, et selleks on hea selline liitrine topsik, võtta sealt see haljas mass, puistada laiali ja siis hinnata seda, kui palju terveid või katkiseid terasid siin on. Et minul on selline spetsiaalne mõõtetopsik ja siin peal on siis ka ilusti näha, et kui puru see tera peab olema ja kindlasti ei sobi see, kui selle tera sisse on tehtud lihtsalt üks väike mõra. Et selle mõra tõttu ei pruugi need silomahlad sinna sisse ikkagi jõuda, eriti kui on tallatud hästi, need võib-olla mõraservad omavahel kokku, et siis see tera lihtsalt tuleb loomast välja, see ei seedu. Ja ühes hoidlas tegin ka arvutust, 20 tonni läks terasid lihtsalt tervena loomast läbi 1000 tonnise hoidla kohta, et see on väga suur kulu. Et maisisilo puhul Eestimaal optimaalne ekslipikkus on meil 2 sentimeetrit. Kui on väga märg, siis saab ka 3 peale lasta. Ja hästi oluline on see muljuri ekseldi heedris selle muljumise tulemus, et ei tohi sees olla suuri tükke ja selleks on mul siin selline väikene kaart alati taskus, kus on sees 2 auku ja siit aukudest siis 95% nendest maisisilo juppidest peab siit kindlasti läbi mahtuma ja siis on tegemist õige ekslipikkusega ilusti muljutud teraga ja siis sellest seal hoidlas on ka loodud kõik eeldused, et see silo kvaliteet maisi puhul võiks tulla maksimaalne, mida me suudame. Väga oluline on siis silo kuivaine mõõtmine, mis aitab teha ratsiooni, sest loomad söövad ju kuivainest silo sisse. Ja üks variant on kasutada mikrolaineahju. Meil on natukene parem võimalus selline põleti. Siis see toimub niimoodi, et võtad kaalu, tavalise köögikaalu. Kaalud kõigepealt selle osa ära ja kuna mina arvutada ei taha väga palju, siis mina panen siia kaalu peale
100 grammi materjali. Väga täpselt panen, siis on mul väga täpne informatsioon. Nii, nüüd on 100 grammi ja siis läheb siia peale küpsema. Ja siis iga poole tunni tagant ma kaalun seda materjali ja siis, kui kaalavunumbrid enam ei muutu, on käes kuivaine ja lahutan siis maha selle materjali, mis siia jääb ja ongi koos.